ma ütleks, et see on nagu hea lepe, et ühelt poolt, et püütakse jällegi kokku leppida. Et selle leppe nagu mõte on esiteks see, et tuleks vähem põgenikke, selline heidutuspool, et selle leppega püütakse siis saata ka sõnum teisel pool, et kui te ei ole pagulane, kui te olete lihtsalt põgenik ja te ei saa pagulastatusest, ärge tulge. Teiseks on see, et püütakse kiirendada siis tagasipöördumist ehk väljasaatmist, kui selgub, et tegemist ei ole siis pagulasega. Kolmandaks on see, et püütakse vähendada Euroopa Liidu sisest liikumist ehk teisest liikumist, et ka selles eelmises rändekriisis oli ju probleem see, et kuskil 1 miljon inimest tuli ja nad läksid Euroopa Liidu peale nagu laiali, et enamus küll Saksamaale, aga ka teised riigid said väga suure osa. Ja 4. punkt on oluline, mis on väga, on see, et püütakse ka sellist panna nagu ühelt poolt nagu vastutust või koostööd teha ka siis kolmandate riikidega, kes on Euroopa Liidu välised riigid ja millest riikidest siis tullakse läbi ennekõike näiteks siia ennem Euroopasse jõudmist. Täna on suur koht on just Tuneesia, kus läbi Tuneesiast tullakse siis paatidega Euroopa Liitu, et siis ka nende riikidega oleks parem koostöö. Mis on nagu väga nagu märkimisväärne ja mis on nagu selline uus asi on selline, mida on ka püütudki peamiselt kokku leppida, et me nimetame, seda võiks nüüd uues leppis nimetada selliseks à la carte solidaarsuseks. Mis see tähendab? See võiks tähendada seda, et kui selles rändekriisis ei suudetud kokku leppida, öelda, et riikidel on kvoot, et nad peavad võtma näiteks Itaaliast ja Kreekast nii palju sõjapõgenikke. Mis tekitas väga palju pahandust. Just. Siis nüüd on tehtud selline valik nagu à la carte, et solidaarsus, et riigil on võimalik võtta, kui ta soovib. Kui ta ei soovi võtta, siis ta peaks maksma iga pagulase eest, mida ta ei võta, 20 000 eurot. Et riigile nähakse ette siis number, mis ta võiks nagu võtta või peaks võtma. Eesti puhul on räägitud seal ligi 80 inimesest, Poola puhul 2000 inimesest. Et kui ta ei võta, siis ta maksab 20 000 eurot selle põgeniku kohta. See ei pea olema pagulane, et ta lihtsalt võib-olla ei ole suudetud veel ära menetleda, kes ta on, aga ta peab võtma. Ja kolmas on siis see, et kui ei taheta siis otseselt võib-olla selle pagulase eest, me nimetame siis trahvi maksta, et siis on võimalik abi osutada, et kas saadetakse enda piirivalvureid ja politseinikke sinna riiki appi või mingil teistmoodi antakse mingit tehnilist abi. Et riigil on võimalik valida, et millise solidaarsuse siis meetme ta siit võtab endale ja siis sinna panustab. Poola ja Ungari on praegu öelnud, et nemad selle leppega ei liitu. Kas see tähendab seda, et nemad ei ole kohustatud kõiki neid tingimusi täitma siis? Kindlasti nad peavad täitma, aga siis on võimalik jälle Euroopa Liidul Poola kohtusse kaevata. Ka eelmine kord Poola ja Ungari ei liitunud selle kvoodisüsteemiga, mis oli, ja siis nad kaevati kohtusse. Poola puhul oluline on tegelikult see, et selle retoorikaga Euroopa Liidu poolt tuleks nagu Poolaga ühelt poolt nagu arvestada, mis on selle leppe puhul natuke nagu arusaamatu, või halvasti on võib-olla avalikkuse seletatud, et Ukraina rändesurve on täiesti välja jäetud. Kas see käib sinna alla või ei käi? Ei käi. Ta ei käi täna selle meetme osas. Küll on öeldud, et võib-olla võetakse arvele selle mehhanismi puhul, et à la carte mehhanismi puhul, et kuna te olete palju pidanud tegelema, siis te ei pea palju nii panustama. Ma lihtsalt on kiire näite, et Poola puhul on kvoot kuskil 2000 põgenikku, mis ta peaks võtma. Kui ta ei võta, ta peab maksma 40 miljonit eurot. Samal ajal Poolast on käinud miljonid sõjapõgenikud läbi ja miljon põgenikku võtnud. Et see tekitab sellist natuke arusaamatust, et seda võiks avalikkusel paremini selgitada, miks Ukraina pool on välja jäänud.